Siis ühe uue järve ääres. Paistab jube ilus järve oled, ei ole nii suur ka, et saab ilusti tiiru peale teha päevaga. Kallas paistab palju lubav olevat, eks näha ole, siin kohaga on. Ehk saab mõne kala ikka. Ehk need suured ahvenad. Noh, nüüd tuleb tõe hetk, kas see sobib siia või ei sobi. Kohe näha. Aku ka vaja siia kuskile panna, et nii selle siin alla. Need oleks pidanud ära võtma, aga noh, järgmine kord võtan. Nii. See jääb ette nüüd. See tuleb ka ära võtta. Seda ka vaja ei ole. Paistab, et sobib. Teise külje peale siis on see õhus. Nii. Nüüd võib-olla veel pumbata täis. Ei ole ka. Käib küll. Paistab, et sobis. Nii, aku ka siis külge. Klemmid on mul ostmata veel. Ja need klemmid ka ostma külge, et siis on kergem külge pane. No loodame, et hoiab. Hakka lahti vilduma mul. Proovime ära. Töötab küll, läks käima. Nii, ülejäänud asjad. Kahva selja taha. Ma ei tea, jook tuleb ka selja taha vist panna. Ma ei tea, kuidas ma seda kätte saan, aga omaette küsimus. See oli lind, ma mõtlesin kalaepus. Nii. Postid ka siia taha. Noh, tõe hetk nüüd. Päris raske nüüd kõikide asjadega. Paistab siis. Töötab küll need. Ei saa korta. Ma ei tea, kuidas see kala näeb seal. Eks ole näha. Läks siniseks küll.
ma ei tea, ma ei oska vaadata seda, kuidas ta kalu näitab. See häälitsus tavaliselt on niimoodi, et kala peaks olema. Ma pean need õiged settingud leidma kunagi. On küll siuke ideaalne koht, kus kalad peidaks ennast maha langenud puu juures. Opa, kohe tuli kala otsas. Tuli ära. Esimene näkkamine. Vaatan, mis see on. Kui pisik ahven tuli. Võib-olla oli ka too ka, mis hüppas seal oli ahven siis. Vaatan, tumedad ahvenad on siin päris. Äkki on mõni suurem ahven ka seal peidus. Opa, midagi kohe tuli nagu reaktiiv. Huvitav, et lanti ei võtnud. Kala siin järves on, vähemalt võtab kogu aeg. Seda probleemi ei ole, et ei võt näkka. Aga otsa on vaja ka saada. Et jääks. Üks haug oli siin või mingi kala. Hakkas nagu võtma, aga kõik panevad midagi pärast landist mööda täna mul. Lapsi kõik kalad. Otsas. Midagi on otsas. Ilus kala. Jess, päeva esimene, mis on otsas. Haug. Tuli ära. Mingi 1,5 kilone haug. No esimene kala vähemalt, siis on teada, et haugi siin on. Apa, ahven. Jumal küll, väikseid ahvenad on siin ikka. Tuli otsa midagi, ma ei tea, mis see on veel. Tõmbab korralikult. Millus ahven. Ossa, see on juba ilus kala. See on juba kala, mida saab jätta alles. Üks kala olemas. Vist väike ahven otsas jälle. Jep. Ahvenad siin igatahes on. Võib-olla on käinud ahven ja haug. Mõtlesin kunagi võib-olla proovin seal latika ka panna sisse. Latika sööda ja tulla proovima. Ilus järv on. Päris palju suvilaid on ümberringi. Tuli kala otsa. Mõtlesin, et siin saare juures ei ole midagi. Midagi ikka on, näed. Mingi haug väiksem vist. Väiksem haug, jah. Korratli. Korralikult kurku võtnud. Lähme siit seest ära.
saame ära ilusti. Paistab, et tuleb alt võtta. Loodame, et ei hakka raabelema. Ikka raabeleb. Tuleb nii teha. Saame ühe käega selle lahti. Teise käega aidata. Nii, lant küljest ära. Võtame landi siit poolt välja, et ei kala õiget ei saaks. Lõpusti vahele täpselt kinni tõmmanud. Nii. Sain ilusti ära. Pani minema. Nii võetakse ära siis haugilt konksu, kui kinni tõmmad. Tavaliselt ongi haug tõmbab selle kõveraks selle siin. Aga see peab alati sirgu olema. Kui see sirgu ei ole, siis see jääb vetikatesse kinni see. Või igale poole jääb kinni, kui see sirgu ei ole. See väike traat. See peab alati sirgu olema see. Midagi tuli otsa jälle. Seekord on vist raskem. Kuidagi... Opa! Mis see on? Väike haug jälle. Või see on ikka natuke suurem. See on juba kilone. Tegi märjaks. Paadi alla. See ei ole hea. See on juba kilone, selle võib ära võtta. Vaata, moka. On põhja. Väga huvitavalt kinni jäänud moka peale. Moka peal kinni näed. No selle saab juba kotti panna. On juba päris ilus. Huvitav tõmme oli nagu jõnks alla korra ja siis oli vaikus ja siis nagu tokk oli alguses. No see on jah, umbes täpselt kilo. See läheb kotti. Aga jah. Nüüd ära tapma selle nüüd. Nii. Verd tilgub kohe ka. Nii, 2 kala olemas. Nüüd tuleb kalad taha panna. Edasi püüda. Situs ka mul kurat paadi täis. Õhku veel on, et hauku pole tulnud. Lant töötab. See on ikka favoriit lant on siiamaani töötab. Ilma pole jäänud veel. Ma ei tea mitu sada. Üle 100 haugiga kindlasti juba kätte sellega saadud. Ma mõtlesin alguses siin saare ümber ei ole midagi, aga näed, tuli ilus kilone. Ja poole kilone kah sama koha pealt. Enam-vähem sama koha pealt. Proovime veel siis. Äkki siin ääres on veel. Ma vaetasin ekoloodil ära ja panin kalapildid. Siis saan aru, mis on kala, mis on. Ma mõtlesin, ping käis kogu aeg, ma ei saanud üldse aru, mis jama on. Panin kalapildid. Kõige lihtsam. Kajalõud töötab ilusti, aga mul on jah, natuke disaini vaja muuta. Mida muuta pole vaja, aga need pikad pulgad ära võtta ja siis seega ära lihvida maha, et ma saaks rohkem üles poole tõsta, seda praegu on
stopp tuleb ette tänu selle, et see toru või see pulk on nii paks, ei saa nii palju välja võtta, et ta jääks nagu seisma välja, seepärast, et see mõõtja on seal otsas ja see on raske ja siis kukub niimoodi tagasi. Kurat, enne ma oleks püksi lasknud, peaaegu täitsa pekkis. Teadsin, haug oli surnud. Siis tegi veel viimaseid tõmbeid. Pani ilgselt lataka mul selja taga, mul süda lõi seisma peaaegu täitsa lõpp. Kus hirmutas ära. Näitab suuri kalu ka, näed. Ma praegu tõmban seda lanti taga. Mõtlesin. Varsti järvel tiir peale tehtud. Ilus väike järv on küll. Normaalse suurusega võib öelda. Paadiga oleks kergem, kiirem. Süstaga on ikka kala jama püüda, eriti see täis puhutab, aga jõube jama. Paat oleks palju kergem, jah. Kiiremini igale poole ja kergem püüda ka, kui püsti saab seista. Istudes püüda on ikka päris jama. Ei pea hingega kinni hoidma, et konksul mingit auku kuskile teeb, kui ikka paat on. Vaatan selle kalda veel läbi ja siis olen varsti alguses tagasi. Miskit tuli otsa. Haug jälle vist arvatavasti. Suurem seekord. See on raskem. Korralikult raske. Kus sa oled? Paadi alla. No näed, paat keerab ringi mul. Uusa. Kuidas ma selle välja saan? Pean kahva võtma. Ilma kahvata seda ma küll ei saa. Kätte. Kallasse. Täitsa kallasse paneb. Täitsa pekis. Täitsa kaldasse. Huvitav taktika. Nojah, tõmbab sinna vetikadesse ennast kinni ja see on suur kala. No ma olen põhja ka koos selle õngega. Osa, panin nüüd minema välja jälle. Saan kahva kätte siit asjade alt. Kalad kahvas. Kala välja hüpanud. Põnev, kuidas ma selle kätte saan. Osa. Nüüd tuleb ära koju minna. See on 3-4 kilone. Ilus haug. Eks ole näha, kuidas ma seda koju saan vedada, kuidas ma siit lahti saan selle konksu ja. Jaa. Oi, see on nii paks. Raske. Oi, raske. See on rohkem kui 4 kilo. Probleemid. Jah. See on see süstaga püüdmine. Vaatame, äkki saame selle konksu sealt kätte landi. Tõmbasin puru juba selle. Las olla siis lant suustal.
jah. Peab vist 1-0 tegema talle kõigepealt ära. Et saab seda koju võtta selle üldse. Kallas, saan ära kaaluda. Paistab, et siin on suure augid küll siin järves. Saab augi järgi tulla küll siia. Nuga välja võtma. Oi, mul nuga lahtine isegi. Ma ei pannud tagasi. Nii. Sain augu teha küll. Nüüd ta peaks kutt olema. Ei rabenud küll midagi, aga no jah. Vaatame, kas koju ka saab. Ei julgegi panna seda siia. Kuradi aug oli välja hüpanud kotist. Nii. Kahju, et tõmbasin puru selle endal kahva noaga. Jah. Ta veritseb tühjaks ennast. Edukas. Paneme siia siis, vahet ei ole. Lähme koju ära. Paistab, et siin on ikka päris hea ujumiskoht. Tuleb tahtega siia ikka tulla. Rahvast üldse pole, mega soe ilm. 24 kindlasti juba väljas. Lubab 27 täna. Käisin ka hommikul ära, et oli pilves, nüüd tuli päike välja. Aga noh, suur kala tuli ära. Üle pikka aja polegi nii kaua saanud nii suurt auge. Aastaga tagasi Rootsis. Kallasse saan siis võtan augi välja ja kaalume ära. Lõpuks ometi kaldas. Jama kinni ära ja kaalume selle kala ära. Vaatame, palju see kaalub. Noh. Kus see lõualune on? Lant ka siia kinni jäänud nüüd. Väga valel ajal. Väga valel ajal. Noh. Sain välja. Kas on landiga ära võtta küljes siis juba? Nii, land käes. Ja, paneme uuesti nulli. Nii. Ikka jamab. Nulli. Noh, nüüd. No 4,28 kilo.
ütlesin üle 3-4 kilo, kurat. Ja ikka võimas, elukas. Ma ütlen, ma ei saanud kätt siin ümbergi korralikult peale panna. Veri välja sealt paadist. Hauk kotti ära või? Sai kotti. Nii, kalad käes, tuleb asjad kokku panna ja kodu poole minema hakata. Kala käes, asjad pakitud, nüüd võib ujuma minna. Mõnus. 21 kraadi. Täitsa suve ilm juba. Ja nüüd see tüütutöö siis, puhastamine. Tõmba fileetükid ja ahven oli ka korralik. Ilus suur ja siis üks väiksem hauka. Ma arvan, see on jah mingi täpselt kilo umbes. Võib-olla nats üle, aga ahven võib-olla 300-400 grammi. See oli jah siis üle 4 kilo. Kõht on jumala tühi. Jumala tühjus on siin. Mitte midagi kõhus pole. Pole ime, et võtjas lanti. Jah, nüüd vaja fileed puhtast lihtsalt pesta ja ära kuivatada. Paberiga kuivaks. Nüüd on liiga palju vett, sügakülma. See pole hea. Väga hea, kuivi tükk. Nii kõigega, siis praan endale ka mõne tüki. Sidrunipipar oli mul otsas, siis ma panen ürdisoola üldse. Proovin sellega. Kuivatasin need ka ära enne pannile panekut. Ahven tegin püksteks, et ei ole luid üldse. Siin ma panin mööda natuke. Ja siis ahvena haugisaba. Proovin ürdisoolaga siis. Oi. Nüüd ära praadida ja süüa. Head kala anda kõigile.